No nii, tangime ära. Siuksed on. Nii, näitan teile siin hindasid ka, see on Peetris üks odavamaid. Härrased, olen sunnitud praegu naise auto ära võtma. Tahaks teile taksondust näidata, aga kahjuks minu V90 on katki ja katki on väga katki. Lausa nii katki, et me peame pöörduma teiste spetsialistide poole, et saada selle auto korda. Aga sellest ma räägin mujal. Praegu seisuga me läheme tegema foodi. Kell on 10:30 ja lähme siis vaatame, mida siis õnnestub laupäeva õhtul ka foodis teenida. Nii et ühinege minuga ja me alustame. Nii, saime esimese tellimuse. Nii, tuleb see tagasi või ei tule? Chief Lavage Peetri, läheme sinna siis. Muidugi, hinnad on siuksed. 6,6 kilti, 5, millegiga eurot. No, siuke. Ei ütle, et väga äge. Aga, mis seal ikka? Algus on pandud, seega lähme teeme ära, vaatame, mis meil saab ja mis edasi viskab. Tundub, et jääb sinna kuskile küla vahele, nii et ei pea tõenäoliselt ka 5. korrusele viima, mis on positiivne. Loodame, et ei pea. Liigume. Nii, siuke väike armas putkake siin Peetris. Ei hakka teile näitama, kelle juurde viime. Või hakkan, ei hakka. Ei näita. Nii, vaatame siis, palju meil vii on. 5 kilomeetrit. 5 kilomeetrit Google Mapsi järgi. Nii, mis seal ikka? Suht õigesti näitab kõik. Nii et toit on peal, nii et lähme viime ära. Nii. Mõnusalt on üle antud, tellimus on tehtud, oleme natuke kaugele jõudnud, Uuesalu kandis oleme, nii et võtan vaikselt suuna tagasi sinna linna poole. Võtan suuna tagasi linna poole, et saame sealt uusi tellimusi. Praegu seisuga paneme ka Bolt Foodi takka, selle võiks ka. Siit võiks ka mingit tellimuse saada. Siin muidugi mingit koefitsient eriti ei ole. Saan teile näidata ka. Ja. Siin on mingi fokusseeru 1,2, 1,3 mingid siuksed koefitsendid on. Kuna ma Bolt Foodi pole tõesti ammu sisse pannud, siis ma isegi ei oska öelda, mida siit oodata. Aga, mis seal ikka? Esimene tehtud. Algus on pandud, nii et võime vaikselt liikuda kodu poole. Nii, tuli veel üks tellimus. Ma ei teagi, kus kohal. See on Bolt Foodist tuli. Ega ma väga kursis ei olegi, kuidas need asjad siin käivad, et veel õpin. 4 kilti, natuke peale, 4,6 kilti ja 4,16 vist saame selle eest, nii et lähme teeme ühe Bolti ka tellimus ära, nii-öelda avame selle skoori ka siis. Võtta ei teagi, mis siin juhtus. Mäletan küll, et oli 4 eurot sõita, aga millega pärast 6,17 on. Pole aimugi, miks see nii on, ei tea. Ja siin on ka mingid imelikud numbrid. Ma pole ammu sõitnud, aga siin on ka mingid imelikud numbrid. 2 eurot maksti mulle välja. Kuhu maksti, mis maksti? Kogu aeg on mingi 2 eurot. Pole aimuga, mis see tähendab.
loodame, et ma ei ole nüüd järsku võlgu mingi ulme summa Boltile, et näed, et me oleme iga nädal sulle maksnud 2 eurot. Ma ei tea. Ühesõnaga, ei viitsi küsida ka. Nii, nõudlus on praegu madal. Kell on pool 12. Ja see siis viitab sellele, et ei ole mõtet nagu vist sõita või ma ei tea, või tellimus ei tule või kurat seda teab, mis see tähendab. Mis seal ikka? Ma ei tea, isegi võib liikuda vist kesklinna suunas. Kuigi ega seal mingit suurt vahet ei ole, kus see toit või kus sa asud. Sellepärast, et ega nüüd, see ei ole nagu taksonduses, et kesklinnas on nüüd suuremad summad sul. Nii ei ole. Kuigi mingi väike Bolt näitab, et väike on, aga madal aktiivsus tähendab seda, et tellimusi on vähe. Okei, meil veel aega on, jätkame. No nii, läksin mis linnast välja? Kesklinnast läksin välja. Mustamäel olen praegu. Tegime just tellimuse ära. Ei näita teile deliverit. Nii, saatsime ära. Ja nüüd on koefitsient 1,4. Mis tähendab natukene kõrgemad hinnad kui muidu. Mulle see sobib, nii et tegin ka esimese sõidu nii öelda koefitsiendiga siis. Ma ei mäleta, kuidas siin üldse seda kõike näppida. Kuidas üldse saab vaadata, ei saa, vist ei saa, nüüd tellimuste ajalugu. No, ühesõnaga vahet ei ole umbes, mis ta teeb siis. 3,5 eurot oli 1,6 kilti, pole paha. Nii, aga 12:30 öösel on. Vahepeal oli täitsa rahulik, ei olnud midagi siin teha linna vahel. Nüüd äkki natukene läheb paremaks, vaatame. Kui ei, siis ei. Võt on igasuguseid tellimusi, aga siukseid numbreid ma kohe kindlasti vastu ei võta. See on juba mõnitamine, kuradi inimene ise ei viitsi minna toidule järgi, kuradi ma. See elab tõenäoliselt selles samas majas, kuradi viige talle toit ära, kuradi 1,77. Jala käi, reis. No nii, mu hea vana shaurma vutka. Kõik, kes taksonduses jälgivad mind, teavad, et ma käin siin päris tihti pättust tegemas. Ja meil on siin tellimus Boltiga. Nii et võtame peale. Ei tohiks olla keeruline teemana. Салам алейкум. Артем. Чего только нету. Все есть. Все, спасибо тебе. No nii, siin on meil ära antud, mis siin on, Bolt Market. Aha, okei, sain aru. Bolt Marketist tüübid tellisid Bolti kaudu siis sööki endale. No, täitsa normaalne. Ja nii kui siia jõudsime, Volt pakkus kohe. Lähme võtame Chief Lavash järve otsast, lähme võtame peale järgmise tellimuse. See on juba mingi 3 euro. Need kõik siin, ega need on ka 3 eurosed, ega tõenäoliselt Mustamäel siin tabada 5 eurost otsa, ma ei tea, võimatu, ma pole praegu näinud. Ma olen isegi ära lükanud paar tellimust, need olid mingi alla 2 euro, mina ei ole nõus. Alla 2 euro ma nagu küll liigutada ei viitsi. Tegelikult ma eriti ei viitsi ka 3 euro pärast liigutada, aga kuna ma tulin välja ja teen teile videot, siis kurat küll, no midagi peaks ju näitama ka. Saate naerda mu üle, saate kurvastada kullerite üle, mida nad siin peavad kõike tegema, et seda raha teenida. Ma ei ütle, et taksojuhtidel parem elu on, aga sellegi poolest. Ma ei tea, kui palju taksojud võtavad 3 eurosed otsa. Ju siis neid ka leidub, aga ikkagi. Hea küll, lähme Chief Lavashi ja
ja siis vaatame edasi. Nii tuli natukene suurem tellimus praegu mingi 6.20 eest, aga sellel on 2 tellimust korraga. Üks on shawarma kebab siit kohe samast üle tee ja teine on McDonald's. Ja enne tuleb minna McDonald's, pärast saame edasi minna. Aga no, vähemalt natukene suurem summa ja kokku oli 5,5 kilti, aga makstakse 6.25. Sellepärast võtsingi vastu. Võib-olla tegin vea, ei tea. Ma ei ole selle kuller teemas eriti tugev. Nii, aga lähme McDonaldsisse. No nii, võtsin teise tellimuse vastu. Kebab. Ja pakkus ka kolmanda kohe tellimuse Texas Burger, nii et lähme ka sinna. Nii et meil on 3 tellimust ja kui ma ei eksi, siis umbes 10 eurot peaksime saama selle eest. Nii et üks siuke ring, ütleme niimoodi, et ei ole üldse paha. Nii et liigume. No nii, saime selle ringi ära tehtud ja Mustamäed sattusime kesklinna põhimõtteliselt Liivalaia juures, seal Liivalaia jookseb haigla juures siin. Ja mul ei olnud plaani kesklinna tulla, aga no kuna viskas niimoodi, siis viskas. Tundub, et kohe tuleb tellimus. Shawarma kebab Vana Linn. Ja kuhu ta tahab, et ma viiks? Shawarma kebab Vana Linn. Aha, see putka on seal. Ja tahab, et kuhu ta tahab, siis kurat seda teab. Ja, ma ei tea, no võtame vastu. Ei ütle, et mingi äge asi, aga enam-vähem. Liigume kesklinnast, võtame peale Hollika juurest. No nii, sõbrad, kell on läheneb 3, minule aitab tänaseks. Kuigi väsinud ei ole, võiks nagu jätkata, aga noh, homme on tähtsamaid asju ka teha, kui siin mingi kullerdamine asjad. Seega tänaseks lõpetan, toon teile tulemused välja. Arvestage sellega, et neid tulemusi absoluutselt ei saa võrrelda taksondusega. Oi, mis siin toimub? Nii, kas ma saan üldse minna? Siin keset teed on kõik siia ennast ära parkinud. Okei, nii. Tulen teie juurde tagasi. Et neid numbreid muidugi ei saa absoluutselt võrrelda taksondusega, aga peate ka arvestama sellega, et kullerdamisega sa võid sõita ükskõik mis autoga. Vana pain, LPG, manuaal, diisel, ükskõik millega. Võid ka jalgrattaga, võid ka jalakäia. Nii et loomulikult hinnad on siin natukene väiksemad kui võrreldes taksondusega, aga sellised need tulemused olid. Nii et mina juba olen piilunud, iseenesest ei ole ka kõige hullem. Kui ma veel oleksin teinud kõik tellimused ära, siis tõenäoliselt oleks suurem seega, suurem summa, aga ma ka kõik ei viitsin teha. Lisan veel seda, et kütust ma ei pane läbisõidu, ma panen teile, aga kütust ma teile ei pane. Ja see on ainult sellel põhjusel, et igaüks sõidab oma autoga ja igaühel on oma kütusekulu. Ei ole mõtet seda lisada ja siis nutta selle järgi. Mina üldse, ma olen täiesti erand. Et ma võin ka Escalade'iga teha seda foodi teile näidata ja kogu tulu panna kütusel. Mina võin seda teha. Tavalised inimesed loomulikult ei tee seda. Lõpp läks liiga pikaks. Sõbrad, tänan, et olite minuga. Pange like, follow ja järgmise kohtumiseni.